Tere, ja ma ei saa jätta sissejuhatust tegemata natuke lähtudes ka sellest ümbrusest, kus me täna oleme. Et tegemist on ju ilmselgelt mõne vana nõukaaegse, ma isegi ei tea, oli siin mõni tehas või mis tehas siin võis olla, sest kes see ikka viitsis sellesse süveneda, mis müüride taga oli, aga klubiruumiga. Ja kui me mõtleme, kui palju vaime siit täna välja suitsutatakse juba ainuüksi sellega, et ESTO üritus sellises kohas toimub. Et kui siin veel toimus, oli kindlasti töötav punanurk ja palju muud sarnast, siis ESTOd ju toimisid. Ja toimusid juba 72. aastal, esimene seda ei mäleta, 76. oma juba mäletan, kuigi asusin ju ka raudse eesriide taga. Mäletan hilisemaid aastaid, kus ka Nõukogude võim võimaldas eriti kultuuriinimestel siiski suhelda ka väliseesti kogukonnaga läbi väliseesti, kuidas see oli Välis-Eestiga kultuurisidemete arendamisühing, vist oli VEXA, oli selline asi. Räägitakse, et see kõik käis läbi ühe väga kindla filtri omal ajal, et selleks, et sealt kaudu suhelda, et siis seda infot liikus ka sinna, kuhu me võib-olla ei oleks tahtnudki, aga parem oli ikkagi suhelda, kui päriselt suhtlemata olla. Nii et päris põnevad mõtted tulevad siin selles ruumis just nimelt pähe, mõeldes tagasi nendele aegadele, kus me oleme elanud. Ja siis oli meil tõepoolest nii, et kui väliseestlased, nagu nad siis selgelt olid, siia tulid, siis ju pidi elama Viru hotellis, kus seinad olid mikrobetoonist ja Tallinna linnast ei tohtinud välja sugulaste juurde minna, aga kõik läksid, nagu me teame. Ja siis kõik, kes siia tulid, kõigile pakuti hästi palju kartulisalatit ja viinerit, on ju, sellepärast, et me ju tahtsime parimat oma sugulastele pakkuda ja ütleme 70-ndatel seda kartulisalatit ja sülti ja viinerit ja seda ikka oli. 80-ndatel läks isegi sellega nagu kehvemaks. Aga 80-ndatel jällegi läks liikumine natukene vabamaks ja me kõik mäletame oma sugulasi ka nooremaid, et vanemad sugulased, kellel ajalugu oli paremini meeles, nemad ütleme, mõistsid seda olukorda natuke paremini, aga olen ka ise ära kuulnud nooremate inimeste käest, kes olid päris kaugelt tulnud selle kuulsa lause, et miks te ei võta neid püssisid ja ei lase neid venelasi maha. Nii et selliseid vahvaid asju meil 70-ndatel ja 80-ndatel oma vahel juhtus, sest me elasime niivõrd erinevates kultuuriruumides. Ja siis, kui see raudne eesriie ükskord langes, siis tulid siia tagasi, eriti põnevalist Kanadast tulid siis Peeter Mehisto ja Roose Pets ja Küllike Sillaste Elling ja nii edasi, palju inimesi Austraaliast, Tiia Raudma, minu tädi, oli üks esimesi tulijaid, kes vist Rein Loigu ajast peale töötab haridusministeeriumis. Ma olen nüüd küsinud tädi käest, kas ta ikka veel töötab, aga on kardan, et ikka vist töötab seal. Ja nemad tulid tagasi ja siis alguses oli neid hästi lihtne eristada, sest et nad rääkisid seda 30-ndat eesti keelt ikka. Isegi kui aktsent kadus kiiremini ära, siis sõnavarast viskas ikka seda 30-ndat sisse ja seda oli nii tore kuulata. Aga siis Peeter Mehistoga juhtus jälle nii, et tema läks siin õppima uuesti. Ja Peeter oli umbes 40, aga ta läks õppis Tallinna tollal pedagoogika ülikoolis, nüüd Tallinna ülikoolis midagi, ma ei tea, mida ta õppis, aga igal juhul õppis ta ära minu põlvkonna sõnavara. Ja siis tekkis kohutav arusaamatus kogu aeg kõigil nagu 20-aastastel, kes temaga rääkisid, sest taat on ilmselgelt 40, aga räägib meie põlvkonna keelt, ta ise sellest aru ei saanud, et see nii oli. Ja juhtus ka muid naljakaid asju, et näiteks Peetril juhtus niimoodi, et temal oli Moskvitš ja ta sõitis sellega kuhugile ja mingi osa lagunes ära. Ta teadis väga hästi, kuidas see osa on inglise keeles, aga mismoodi seda punni tuli nimetada eesti keeles. Sellest ei olnud tal kõige õrnematki aimu ja siis ta sadas ühte tallu sisse ja ütles inglise keeles, et tema Moskvitšil nimetatud asi inglise keeles ära on lagunenud, aga jällegi eestlastel muidugi puudus arusaam, kuidas siis sellest nüüd aru saada. Nii et nagu te näete, siis need katkestused, nendel oli oma traagiline külg, aga nendel oli alati ka oma koomiline külg. Et ma arvan, et ka seda tasuks mäletada ja võib-olla isegi üles kirjutada, sest niivõrd suur on see kontrast selle vahel, et kui täna läheb üks Eesti pere näiteks kuhugile mujale elama, siis tal on kasutada üleilma kool, et hoida oma laps eesti keele terminoloogiaga kursis ja arenemas ka eestlasena, et tema sõnavara võimaldaks tal pöörduda siia tagasi, ükskõik tuleb see gümnaasiumi astmes või tuleb see kõrgkooli astmes ja ma endiselt ei väsi kutsumast üles Eesti haridusministeeriumit ja ma arvan, et võib-olla ka Riigikogu saab siin õla alla panna ja mõelda, kuidas me selleni jõuaksime, et üleilma koolist peab kasvama täiskurriikulumiga eestikeelne gümnaasium internetis, sest et maailmas on päris palju juba internetis asuvaid gümnaasiume, kus saab tasemelt tasemele liikudes omandada täielikku
keskharidust ja minu arvates peaks olema selline tööriist kättesaadav ka eestlastele. Et seda saaks kasutada ju ka teised koolid kõik selleks, et pakkuda lastele erinevaid õppimisvõimalusi, sest et lapsed üha vähem, on kõik ühevanused lapsed teavad ühtesid ja samu asju ja neil ongi vaja kõikidel ka siin kodu Eestis õppida erinevaid asju, seda kõike võiks internetist saada, aga tõuke selle kooli arendamiseks võiks anda just see vajadus, et meil täna õpib ka ikkagi päris palju Eesti lapsi igal pool mujal, et meil on ju, ütleme, lisandunud sellele kogukonnale, kes on Eestist kuhugile mujale kolinud, näiteks Euroopa tööjõu vaba liikumise raames, lisandub ju veel terve suur ametnikkond Brüsselis, Luksemburgis ja Strasbourgis, kes ongi mõneks ajaks lahkunud. Olen ise ka 12 aastat sellisesse kogukonda kuulunud ja ma võin öelda, et kui sellega tööd teha, et Eesti, see pole isegi töö, tore oli ka omavahel ju kokku saada, aga meil ei olnud Luksemburgis aktsendiga eesti keelt rääkivaid lapsi, kõik rääkisid eesti keelt täiesti korralikult, sest et tänapäeval ikkagi on nii palju kättesaadavad ka raadioprogrammid, õhtujutud, kõik see muu, et täna juba me keeleliselt ei lahkne ja juba see näitab, et ei ole mingisugust juttu kodu-Eestist ja väliseestist, vaid on lihtsalt eestlased. Ja nende sidepidamise viis on lihtsalt erinev, et kes saab, jalutab korra nädalas üle Vabaduse väljaku, aga kes ei saa, see kuulab internetist podcaste ja lastejutte, et nii lihtne see ongi ja ei maksa seda üleüldse keerulisemaks teha. Sest tegelikult ka kõik teaduslikud analüüsid, mis tegelevad inimeste rändega on sedastanud ühe lihtsa põhimõtte, et kui minna on raske, siis minnakse igaveseks ja kui minna on kerge, siis tullakse tihti tagasi ja minnakse jälle. Ja ma arvan, et sellest teaduslikust põhimõttest me peamegi kinni hoidma. Ja kui meie noored ütlevad, et nemad tahavad lennata, siis vaadake, meie Eesti on nii hea koht elamiseks küll, et ei ole mingit põhjust arvata, et nad ära lennanuna üsna pea ei avasta, et tegelikult on siin täitsa hea ja nad tulevad siia tagasi, sest et nii mitmeski mõttes on Eesti täna, ütleme, vanadest arenenud riikidest edumeelsem ja seda ma ei mõtle ainult nende e-lahenduste osas, mis võimaldavad teil kõigil, kes Eesti kodanikud on ka mujal valimas käia ja nii edasi, aga ta on ka selles mõttes arenenud riik, et siin on ikkagi haridussüsteem, mis tagab kõikidele lastele selle, et nad saavad minna selle riigi parimatesse ülikoolidesse ja meie Tartu Ülikool kuulub ka maailma paremiku ülikoolide hulgas. Siin ei ole nii, et vanemate rahakotist või ametist või elukohast sõltub see, kuhu kooli laps saab minna. See on tegelikult väga-väga suur luksus, nagu kõik need, kes on mujal elanud, teavad. Ja meil on ka tegelikult ravikindlustussüsteem, mis ei nõua inimese enda käest ettemaksu üldse, et inimesed saavad arsti juures ära käia ja on otsemaksmise süsteem, mis ei põhjusta pererahakotis täiendavaid pingeid, mida samuti ei ole väga paljudes arenenud riikides. Ja meil on ka väga toredad kogukonnad, just nimelt ka siin Tallinnas ka, siingi me istume ju keset Kalamaja kogukonda, mis on üks Eesti selgemaid niisugusi riigisiseseid eristuvaid rühmi paljudele väga armas, paljudele oluliste naljade sihtpunktiks, eks ole, mis on ka tõenäoliselt ära teenitud. Aga ta on kogukond ja selline kogukonnapõhine toimetamine on Eestis see hubane ja soe, et eks seda ole mujal ka, aga see siin on ikkagi meie päris enda oma. Ja tegelikult ei jäägi muud üle ju öelda, kui et tere armas Eesti rahvas, nii nagu Johann Voldemar Jansen meile kõikidele ütles. Ja see postipapa tervitus tegelikult ei ole siiamaani mitte kuidagi aegunud ja kõnetab meid ikka. Ja kui keegi ütleb tere armas Eesti rahvas, siis sa tunned uhkust, et sa kuulud selle rahva hulka. Ja kui sa tunned uhkust ise, et sa kuulud selle rahva hulka ja näed, et ka palju teisi inimesi tahab kuuluda selle rahva hulka, seejuures ka need inimesed, kes ei ole sugugi sündinud eestlasena, vaid on abiellunud mõne eestlasega, sündinud perre, kus üks vanem on eestlane, võib-olla täna isegi krobelise eesti keelega, siis minu arvates me peaksime ka kõikidele nendele ikkagi ütlema, et tere armas Eesti rahvas, sellepärast, et nemad kõik, kui nemad tahavad olla eestlased ja eesti keelt ja kultuuri ja meie komberuumi kalliks peavad, siis minu arvates nemad just nimelt eestlased ongi. Ja me ju teame, et eestlusel on mingisugune võluv külgetõmbejõud, sellepärast, et meie inimesed, kelle peredes on teistest rahvustest pärit inimesi, nad kõik tegelikult ikkagi, neil tekib üsna kiiresti see uhke eestlase olemise identiteet ja ma olen küsinud ka, et mis see on, et mis teid võlub selle asja juures. Ja teate, mis need enamjaolt suurematest kultuuridest pärit inimesed ütlevad, et
mulle nii meeldib see salakeel, et mulle nii meeldib, et ma sõidan kusagil, ma ei tea, suusaliftis või rongis ja me räägime omavahel kõva ja selge häälega ja mitte keegi ei saa meist aru, et et kui sa oled inglane, prantslane või sakslane, sa pead kogu aeg arvestama, et 10 miljonid inimesed saavad sinust aru. Ja sellepärast on eestlusel oma võlu ka teistele rahvastele, et 21. sajand ei ole enam selline selgelt, ütleme, suuruse, mõju, võimu ja kõige selles osas, see korrelatsioon ei ole nii selge, et mida suurem, seda parem, mida suurem, seda võimsam, seda jõukam, seda parem, et pisikesed, mobiilsed ja teistmoodi armsad, et nendel on tekkinud hoopis teistsugune roll sellel sajandil. Ja ma arvan, et me oleme osanud seda 21. sajandi maailma päris hästi ära kasutada, olles siis kõikide oma sõpradega võrgustunud läbi Euroopa Liidu ja NATO ja tegelikult leides samameelseid koalitsioone isegi ÜRO-s ja kaugemal, et see võrgustumine on meile väga oluline. See võimalus hästi sidet pidada omavahel vastavalt 21. sajandi tehnoloogiale, minu arvates on see nagu isegi riigi kohustus, et kui riik on öelnud, et inimesed võivad vabalt liikuda, me ei kehtesta niisugusi tobedaid asju nagu väljasõiduviisad, eks ole, nagu totalitaarsed riigid, siis 21. sajandil ei peaks olema nii, et kui inimene siis kasutab seda riigi poolt talle antud võimalust, et ta siis kaotab midagi selle riigi kodaniku olemisest ära. Et täna eestlane kaotab vähem kui ükskõik milline teine maailma kodanik, sest talle jääb alles valimisõigus, talle jääb alles võimalus suhelda kõikide riigiasutuste ja süsteemidega, eks ole. Abielluda meil ei saa internetis, me oleme arvanud, et omaenda pulma võiks igaüks kohale tulla. Aga suurt muud kohustust nagu riik, ütleme, et tuleks näole anda, ei anna ju oma kodanikele. Ja minu arvates on see õige suund ja see on küll asi, kus taaskord Eesti on teinud ikka kõvasti paremini kui kõik teised riigid. Ja see ei ole üldse lihtne seda kõike arendada, see on väga kallis seda kõike pidada. Eesti kulutab, te teate kõik väga hästi, et oma kaitsele 2% SKT-st, aga selleks, et e-riik püsti püsiks, peame me kulutama 0,5%, et ta areneks veel terve protsendi SKT-st, nii et see on tegelikult ka päris kulukas ettevõtmine. Aga midagi ei ole teha, kui me oleme osa tööjõu vabast liikumisest Euroopa Liidus ja ka tervitame seda, kui meie inimesed õpivad veelgi kaugemal Ameerikas ja Austraalias, siis on meie kohustus minna oma inimestega kaasa. Ja ma arvan, et me õige pea jõuame ka teiste riikidega koos selle arusaamani, et tänapäeva riik ongi selline turvaline dokk oma inimestele, turvaline koht, kes tagab oma inimestele võimaluse töötada, elada, õppida kõikjal maailmas ja ka need riigiteenused lähevad järele kõikjale maailma. Ja inimene põhimõtteliselt on riigiga suhtes, kus tema maksab oma maksud ilma, et ta tingimata töötaks isegi selles riigis. Ja üleüldse, mis komme see on, et ühes riigis korraga saab töötada. Tänapäeval võib töötada väga paljudes riikides korraga. Et ma arvan, et me oleme Eestina paremini valmis ka selleks tulevikuks, et kui me oma kaarte endiselt õigesti mängime, nii nagu me seda viimane 30 aastat oleme teinud, siis ma näen, et Eesti ja meiega koos kogu Põhjala piirkond, kes muide nendes asjades meie pealt õpib, mitte vastupidi, me võime selle üle uhked olla ja siin kodu-Eestis igatahes oleme ka. Ma ei tea, kuidas see kaugemalt paistab, aga nemad õpivad täna meie pealt seda moodsa riigi asja. Et siis ma arvan, et see globaalne eestlus kasvab järjest suuremaks ja meie siin kodus kindlasti, mis tähendab kodus, kõik meist on aeg-ajalt natuke ära olnud, isegi olen veerand elu peaaegu. Et me kõik rõõmuga ja hea meelega toetame neid eestlasi ja hoiame teiega kontakti, kes te olete mujal ja kaugemal. Ja ikka ütleme, kui te koju tulete, tere armas Eesti rahvas, nii nagu papa Jansen meid õpetas, et mõned asjad siin maailmas on ikka jäävad ka. Aitäh ära kuulamast!